Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Hirmus hea meel on sind siin näha ja kui sa oled ka juba hakanud neid videoid vaatama, siis tead, ma kindlasti ootan sind ka seal kanali tellijaks. Ja Facebookis on ka nüüd Ortonomi aiapäeviku leht aina aktiivsem ja on ka asju, mida ma tegelikult ainult sinna postitan. Ja mul meenus ka, et ma tegelikult varusin endal igasuguseid lillesibulaid, mis nüüd toanurgas on siis oodanud seda ühte ilma, mis mulle ka väga meeldib potistamiseks. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, et kuidas ma panen potti tulbisibulaid juurduma ja siis nõks aja pärast näitan ka, et kuidas ma neid peenrasse maha panen. Ja üks sort, mille mu tütar välja valis, on selline papagoi tulp, millel on väga uhked ja suured õied. Ja neid ma just mõtlesin, et neid sobib hästi siia pottidesse panna. Ja ma valisin ka erinevas suuruses potid, et nendega ma saan siis kevadel mängida, et kui neid ümber liigutan, saab teha selliseid spontaanseid kompositsioone. Aga sellised suure õiega tulbid, nemad vajavad ka natuke rohkem hoolt ja just selles mõttes ka, et saaks nad nüüd ilusti potistatud, et nad saaks ilusti juurdutud, et neil oleks piisavalt toitaineid olemas, et ta suudaks sellist õit anda, nagu siin pakendi pildi peale meile lubatud, aga ka selleks, et me liigselt siis seda sibulat ära ei koormaks, et ta oleks ka järgmisel aastal võimeline uuesti selle sama õie meile andma. Nii et see on siis minu tütre valik, et proovin siis talle ka nagu sellist hea meelt teha. Nii, aga mul on siin käru peal üks muld ja on sellepärast, et just ühes varasemas videos ka ma näitasin, kuidas ma võtsin oma kannad pottidest välja ja nendest jäi mul siis alles selline umbrohuvaba muld. Ja veel siit tuleb ka natuke neid juurejuppe välja, aga sellest pole midagi, need enam siin mingit pahandust ei tee, aga ta on täiesti puhas muld ja eks kannad on siit selle suurema osa rammu ka juba ära kasutanud, aga kevadlillede potistamiseks sobib selline muld väga hästi, et ainukene asi, mis ma teen, on see, et ma panen siia juurde natukene lämmastikuvaba väetist ja mul on selline Horticumi kastmisväetis, mis on lämmastikuvaba ja ta ongi just mõeldud kevadlillede istutamiseks. Olgugi, et ta on kastmisväetis, siis praegu hilis sügisel sobib seda väga hästi ka otse substraati sisse segada, kuna ta on vees lahustuv, siis ta samamoodi lahustub siin mullas ka ära, et see muld on selline varajalt niiske. Kuiva mulda kindlasti ei tasuks sügisel sibulilli panna, sellepärast, et seal on siis puudu sellest niiskusest, mis tegelikult annab sellele sibulale märku, et nüüd enne talve oleks just õige aeg ära juurduda. Et siis kevadel, kui olud on soodsad, siis ta saab kohe kasvama hakata, et vastasel juhul ta ei pruugigi kevadeni vastu pidada. Nii, ja kui ma olen selle vees lahustuva väetse siia pannud, siis tuleb olla hoolas, et ta ka hästi läbi seguneks. Et kui sa ka mis tahes lillesibulaid istutad, siis pane tähele, et sa ei paneks sibulat otse väetse peale, sest vastasel juhul ta mitte kuidagi ei taha neid juuri välja ajada ja siis kindlasti ei saa ka selliseid õisi, nagu me kevadel ju saada tahaksime. Võtame siis need sibulad ka, et mul alati meeldib toas nad juba oma sellest kilepakendist välja võtta, siis on juba aias olles nendega mõnusam toimetada. Et ma ühe satsi panin juba siia väiksesse potti ja siin on silt ka kenasti juures. Ja siis rohkem ülejäänud sibulad ma panen siia suurde potti. Mis tahes kevadlille sibula puhul tuleb siis silmas pidada seda, et ta saaks vähemalt 3 sibula sügavusele. Et siin peaks siis arvestama, et seda ruumi jääks ka siin potis. Ja samas on oluline, et siin põhjas oleks piisav mullapadi, kuhu ta nüüd siis siin sügisel saaks sisse juurduda. Nii et ma panen sellise suurema poti puhul, ma panen siia kuskil üks julge 10 sentimeetrit seda mulda, mis ma just ilusti läbi segasin, et on natuke süke kohev. Nii et siia jääks piisavalt seda patti ja kuhu ta saab oma juured ajada ja kui see mullapadi siin põhjas on natukene selline kobedam, siis on ka põhjust arvata, et kevadel, kui ta hakkab õitsima minema, et ta püsib paremini niiske ja et need taimed, need tulbid püsivad kauem ilusad. Ja kui ma üldse potte täidan, siis ma teen selle arvestusega, et ma ei täida neid kunagi triiki, vaid ma jätan siia sellise kastmise ruumi ka. Ja pealegi ta näeb natukene nägusam välja, kui potid ei ole triiki täis täidetud. Ja nüüd ei ole mitte midagi muud, kui panna sibulad õiget pidi, et siit alt siis
Siit tulevad juured, aga meie seda ei näe, kui me need siia poti mulda peitu paneme. Ja siit tulevad siis lehed ja õied, et see jääb siis ülespoole. Ja potti istutades ma panen nad natuke tihedamini, kui ma muidu peenrasse nad paneksin. Mistõttu just ka selle natuke uhkema sordi puhul kindlasti tuleb ta siis välja võtta, kui lehed on juba koltunud. Ja ma arvan, et siia mahub neid päris palju, nii et ta võiks olla kevadel päris efektne. Nii et tasub küll praegu oktoobris sellise poolvihmase ilmaga ennast välja vedada ja natukene toimetada siin. Eelmine aasta ma panin isegi jõululaupäeval viimased tulbid maha. Aga see oli ka muidugi ekstreemne aasta. Tänavu vast ei tule selline ja selle peale ei maksa kunagi loota. Ja nüüd, kui ma olen nad siia niimoodi ühtlaselt ära ladunud ja tihedamini, kui ma seda teeksin avamaal, siis ma lihtsalt täidan jällegi selle poti mullaga. Ja mitte midagi muud keerulist ei olegi. Ja kuna praegu on ta niiske, siis ma praegu ei kasta. Ja ma jätan selle poti kasvuhoonesse, kus on ka öökülmade puhul üle 10 kraadi sooja, et nad saavad ilusti ära juurduda. Ja kui on näha, et püsivad külmad on ikkagi tulemas, siis ma kaevan selle sama potiga ta maasse. Ja kevadel siis, kui on kevad, siis ma võtan ta välja, panen sooja kohta, et ta saaks siis aegsasti hakata oma lehti ja õisi välja ajama. Nii, ja loomulikult, nagu alati, ei tohi unustada silti, sest siis me teame, mis meil siin potis on, sest sama kiiresti, kui ma olen need sibulad siia pannud, sama ruttu ma tegelikult unustan ära ka, mis ma siia panin. Nii, aga see oli siis see, et kuidas ma paneksin neid potti, aga ma nüüd näitan ka, et kuidas ma peenrasse panen tulbid, mis jäävad tõenäoliselt mitmeks aastaks samale koha peale. Nii, ja nüüd keskendume sellele augule, mis ma siia peenrasse olen kaevanud ja siia ma panen sellise lihtteielisema tulbi. Ja üldse sibulilledega on selline lugu, et kui neid saab istutada ühte sorti massina, siis tuleb nende ilu nagu kõige paremini esile ka. Et kindlasti olete ka käinud mõnes aias, kus on istutatud hästi palju erinevaid siukseid 5 ja 10 sibula kaupa. Et ta on ka ilus ja kõik selline on tegelikult maitse asi, aga eriti tuleb siis nende ilu välja siis, kui nad on suurte laikudena istutatud. Ja siia peenrasse ka mina teen 5-6 tükki selliseid auke ja teen sellise natuke massistutuse, et see on ka minu meelest silmale kõige ilusam ja rahulikum. Võib ka muidugi ükshaaval teha need augud piisavalt sügavale ja panna nad ükshaaval ja siis jääb see tulemus kindlasti veel loomulikum. Aga minul siin peenras on selline savikam muld, et tulbile ikkagi tegelikult meeldiks selline kergem muld. Ja sellepärast ma tegin ka selle augu praegu sügavama, kui ma muidu teeksin, sest ma panen siia põhja natukene liiva. Ja see natukene on selline 5 sentimeetrit täitsa, et siis kui ta nüüd juurduma hakkab, tal on lihtsam neid juuri ajada siia liiva sisse. Aga samas on see peenar mul väga uhkelt väetatud ja toidetud mullaga, et on siin komposti pandud pidevalt. Siia on hobuse sõnnikut kihiti ja kõik häid asju pandud, nii et siia ma eraldi väetist ei pane. Aga kui mul oleks selline peenar, kus ma olen kindel, et sibulilledele jääb sellest rammust puudu, siis ma oleksin kõigepealt pannud siia alla 3-4 kuu osmokoti väetise, mis sobib neile, siis ma oleks pannud liivakihi ja nüüd ma panen siis peale need sibulad. Ja samamoodi ikkagi, et õiget pidi tuleb panna, et tipp ülespoole, kus tulevad lehed ja õied ja siit alt tulevad juured. Ja siia ma panen natukene suurema vahega. Ja võib-olla ka natukene niimoodi lohakamalt, et see mulje jääks ilusam. Ja kui on pakendis niimoodi juhtunud, et see pruun koorn ära tulnud, sest pole mitte midagi, tema ei pahanda, tal ei ole sellest mitte midagi, läheb ikka ilusti kasvama. Ma vaatan, palju ma siia nüüd panen neid. Maaistutus on selline sisuliselt sama asi nagu potti panna. Nii et ma tegelikult panen niimoodi ja panen niimoodi. Ja siia panen siis lihtsalt selle sama peenra mulla peale, et ma natukene ka ennist olin toonud siia komposti, et siis ma selle ka nagu kätega segasin siia sisse. Ka selle liiva natuke eemale. Ja lõpuks jääb siin niimoodi, nagu mitte midagi ei oleks juhtunud, ainult et kevadel tulevad siit siis tulbid välja.
mul on siin lavendli kõrval ka, siit tuleb nii mõnusalt lõhna. Ja see on üks selline peenarmull, mis mul on kogu aeg multsitud ja see mults töötab siin nii hästi, et väga harva, kui ma leian siit mõne seemne umbrohu. Nii et praegu ka ma panen siia selle multsi peale, hästi märg, jäi mul vihma kätte ja sellisest koorepuru multsist tulevad tulbid väga hästi läbi ja tegelikult jääb kevadel see mulje ka natuke rohkem selline hoolitsetud ja ilusam, kuigi tegelikult ei ole siin palju vaeva nähtud. Ja kui multsi panna, siis ikkagi panna paks kiht, et siis ta tõrjub seemne umbrohtude tärkamist, aga samas need tulbid tulevad siit kenasti läbi. Ja muidugi mida ei tohi ära unustada, sest mina kindlasti olen üks inimene, kes unustab, mis ma siia just panin, et tuleb siia ka väike silt panna, et siis ma tean, et just siin kohas olid need tulbid, et ma siis suures hoos siia kohe midagi peale istutaks. No. Nii et ma loodan, et sa said siit võib-olla mõned näpunäited, et kuidas tulpe maha panna ja kui sa poes näed neid ilusaid pakendeid, et see väike vaev kindlasti tasub ära ja toob kevadel meile palju rõõmu.